Täna me loeme raamatut, mille nimi on Tere. Vaatame, kes selle autor on. Oi, mina olen selle autor. Nii. Ja see on esimene ja viimane peatükk. Selle nimi on Tere. Tere, kas te olete kunagi mõelnud suremisest? No mina olen küll. See tähendab, et olete surnud. Lõpp. Ja nüüd tuleb tänane teine lugu. Täna me loeme Ronaldost. Kui palju tätoveeringuid sul on? Olen seda küsimust väga palju kuulnud, aga mitte kunagi niivõrd noored fännid. Ta on vaid 7 aastat vana ja nii kitsakas, et ka voodi linade vahele peaaegu ära. Mis on sama silmapaistev kui tema haiglapalati täitev päikesevalgus? Ma olen üks tuntumaid jalgpallureid kogu maailmas, aga haigeid lapsi külastama tulles mõistan ma tõeliselt, kui väga mul on tegelikult vedanud. Tunnen suurt tahtmist talle kohe tõtt rääkida. Tätoveeringu tegemine tähendaks seda, et ma ei saaks mitu kuud verd annetada. Arstid selles osas järele andmisi ei tee ja mina soovin selliseid piiranguid igati vältida. Sest kehva tervisega laste aitamine ongi see, mis mind kõige õnnelikumaks teeb. Aga poiss ei oska sellist vastust aimatagi. Mul pole ühtegi tätoveeringut ja tead miks? Ütlen talle suutmata tema uudis ja muu mööda triblada. Meid kõiki teevad eriliseks hoopis teised asjad. Tema veenmiseks näitan ma talle väikest kondimuhku, mis mu pahlu küljelt välja türritab. Tavaliselt inimestel seal kuhmu pole, aga see eristab mind teistest. Posti nägu lööb imestuses särama ja minu jaoks on see näoilme sama hinnaline kui mis tahes karikas. Vean kihla, et sinulgi on oma salajane märk, sosistan ma osutades väikesele armile tema käel, mis on tekkinud tilguti käänulist poissi. Poiss naeratab mulle vastu ja tema heitlus pole küll veel lõppenud, aga sisimas on ta juba võitja.